Kallid televaatajad, oleme Harjumaal Orus ning läheme külla noortekeskusesse, kus loob moodi 6. klassis õppiv tulevikulootus Maarja. Maarja, kas see, mis tüdrukute seljas on sinu kätte looming või? Me kõik nagu panime kaltsudest, üritasime midagi kokku panna ja siis kõik see tuli väga hästi välja. No kust need kaltsud leitud on ja miks just kaltsudest? Sellepärast, et meie mood on nagu, et mood kaltsudest. Ja siis need kaltsud olid lihtsalt hästi ammusest ajast siia jäänud. Kust te kaltsud leidsite? Need olid seal kilekottides, mustades kilekottides. Ja kus sa inspiratsiooni oled ammutanud? Ma olen mitu aastat, ligikaudu 5 aastat või oli 6, ma ei mäleta täpselt. Olen kunstikoolis käinud ja ma olen hästi palju vaatan telekat ja siis sealt moodi näen ja mulle meeldib see. Mis on sinu arvates mood? Inimene näeb hea välja, ta tunneb ennast hästi. Kas sina tahad aidata noortel tüdrukutel hea välja näha? Jah. Aga äkki räägid võib-olla natukene paarist kostüümist, et mis siin nüüd siis toimub ja miks see tutt täpselt pähe on seotud? Näiteks siin paistab siuke nagu natuke loomamustritega tegemist. Tegelikult ma üritasin kõiki nii palju kui vähegi sain aidata, aga see on täiesti tema enda mõeldud. Et osad on mõelnud ka ise endale juurde, et mis neile sobiks. Nagu näiteks Merilin, tema on tegelikult endale ise kõik teinud. Tule siia poole näite. Ta õmbles endale kõik ise, sest ma lihtsalt olin sellega nõus, sest see tõesti kõik sobis. Alguses natuke tundus imelik, aga kui ta selle valmis sai, siis oli see lausa vau. Aga mis on sinu jaoks oluline, kas värvid või lõiked või mugavus või materjalid? Rohkem on nagu mugavus, sest kui sa ei tunne ennast hästi, et see värv sulle tõesti ei sobi või see lõige on sinu jaoks natuke imelik, et ma arvan, et sa väga ei taha seda kanda. No kuidas Orus koolis käia on? Väga lahe. Siin on siuke mõnus väike klass. Muidu ennem käisin Kosa gümnaasiumis, seal oli 25 õpilast, siin on 14. Mille peale aeg siin Orus kulub? Enamasti olen koolis, siis pärast seda, kas olen siin noorte, kas käin arvutis, mõtlen midagi. Kas kõik Oru koolis käivad lapsed käivad ka siin noorteringis, noortekeskuses? Käivad. Enamus kõik käivad. Kuidas selle peale vaadatakse, kes näiteks ei taha siia tulla? Ma seda ei oska öelda, sellepärast, et ma praegu ei tea mitte kedagi, kes siin ei käi. Et kõik ootavad suure energiaga koolipäeva lõppu, et saaks siia askeldama tulla? Jah. Mis su oma lemmikvärvid on? Mulle meeldib ikka roosa, nagu tüdrukutele omapärane, aga siis mulle meeldib siuke sinikas roheline, et see on ka väga ilus märk. Mida sa arvad sellest väitest, et tänapäeval mood ei ole võib-olla enam nii naiselik ja tüdrukud kannavad kogu aeg pükse? Kas sa arvad, et tüdrukud peaksid olema tüdrukud ja poisid peaksid olema poisid? Ei, see võib olla täiesti vabalt valikut, et kui sulle meeldib, siis sa võid ju kanda, ega keegi ei saa sulle käskida peale, et sa pead nüüd seda kandma ja sa pead nüüd seda kandma ja see läks väga ebamugav. Mis su eesmärgid on, kuhu sa tahad jõuda, kuhu sa rühid, mis su salajane unistus on? Tegelikult ma tahaksin saada ka moedisaineriks, et tahan pärast sellest edasi niimoodi nagu minna moodi.